Lisaks muudele võimalustele on Storybook tänaseks ka suurim tööturg. Hetkel tööpakkumise Eesti osas peatselt tulemas ka üle kogu maailma. Aga olete te ettevõtja, soovite lisada töökuulutust, väga lihtne, logige sisse, klikkige lisa tööpakkumine peale ja tuleb tegelikult väga ilus selline ankeet, lihtne ankeet, mille saate ära täita. Ning see tööpakkumine tuleb siis loomulikult valdkonnale, asukoha alla, kui siis ka viimastesse tööpakkumistesse. Kui te olete nüüd eraisik ja tahate mõnda teenust kuulutada, mida te pakute, olgu selleks siis, muru niitmine või finantsjuhtimine, siis on teil võimalik ka siit kuulutus üles panna ja samamoodi tuleb ta siis vastavasse valdkonda, pluss eraisikute kuulutused on meil siin vasakul pool blokis samamoodi. Töökuulutasid ise siin, siis on näha 800-300 töökohta meil täna, saate neid filtreerida erinevate näitajate alusel. Siit on võimalik kiiresti lisada siis töökuulutuse pakkumine, siit siis ka eraisiku töö otsimise kuulutused. Sirvisin mina siis natukene neid tööpakkumisi siin ja leidsin sellise huvitav tööpakkumise Farmada Invest osaühingult, Sandtehnik. Ja minu tähelepanu võitis ta siis päris mitmel põhjusel, et punkt 1 on see, et kuna me oleme kõikide ettevõtete tööpakkumised ära rikastanud nende krediidiskooridega, siis on siin näha, et selle ettevõtte krediidiskoor on riskantne, maineskoor on ka punane miinuses, töötajaid on ettevõttes 28 ja selles ettevõttes on keskmine palk 650 eurot. Nüüd, siin üleval selle halli tausta peal on näha, et kui palju ettevõtte palka pakub töökuulutuse järgi. Et siin on nagu väiksed käärid sees, et kui muidu maksab siin 650 eurot palka, et miks ta peaks siis nüüd järsku Sandtehnikule peaaegu 3000 eurot maksma. Et võtan siis selle Farmada Investi lahti ja tuleb siis see tööpakkumine siin. Ja näen ma siis ära, et kõik on üleni punases, siin on see palk, mis siin pakutakse, autokompensatsioon, toetav meeskond ja nii edasi. Ja Statistikaametist tuleb siis selline blokk, mis näitab siis konkreetse selle valdkonna keskmist palka Eestis, kui palju seal valdkonnas töötab mehi ja kui palju naisi ja siit on võimalik tutvuda siis ka maakonniti nende erinevate palkadega. Aga tõepoolest, et ei saa täpsemalt aru, et miks siis sellised käärid selle palga osas on. Et selle jaoks on siis hea minna selle ettevõtte nime peale ja võtta selline asi lahti, nagu on töötajate raport. Ja töötajate raportist te näete ka ära, kui palju on siis see keskmine palk, eks ole, kui palju üks töötaja käivet teenib ettevõttele või kasumit, palju need üldse ettevõttes kokku on, võtme isik siin. Ning siin on siis näha ka töötajate kontaktid. Et meil on siis andmebaasis üle 450 000 otse kontakti ettevõttega seotud isikute osas. Nii et saate siis kätte siis juhatuse liikme mobiiltelefonid, meiliaadressid ja ka töötajad siis. Kõik graafikud on interaktiivsed, on töötajate palkades võimalik siis minna vaatama siin varasemalt aastaid. 2019 aastal oli veel keskmine brutopalk kõvasti parem, kui ta täna on, eks ole, et järjest siin langevast tendentsis. Ja siis ka edasi töötajate maksud ja tulemuste analüüsid, et siin on näha, et vahepeal töölised olid palgal küll, aga ametlikult ühtegi senti ei makstud, et mis siin siis toimus. Ja nagu öeldud, kõik graafikud on siis interaktiivsed, et saate vaadata mitme aasta lõikes. Ja iga ettevõtte töötajate raporti lõpus on näha, kas tal on aktiivseid tööpakkumisi või mitte. Niisiis, tööturg, üle 8000 tööpakkumise, lisage kindlasti ka enda oma. Olete eraisik, siis lisage enda tööotsi kuulutus ülesse ning töötajate raport annab teile siis ülevaate, kui palju on ettevõttes töötajaid ja palju seal palka makstakse. Head kasutamist!